Directo äritarkvara ja Tarketa ärianalüütika. Julge juhi targad tööriistad. Me tahame tuua teile loo digitaliseerimisest ja sellega kaasas käivatest otsustest ja kasudest. Directo ja Tarketa on tarkvarafirmad ja tegelikult me ei tahaks läbi tarkvarafirma silmade seda infot või lugu edastada, et see oleks liiga selline igav ja tehniline ja sellepärast hoopis palusime endaga kaasa inimese juhi, kes on nagu päriselt läbi teinud eduka digitaliseerimise, saanud sellest kasu ja oskab oma kogemust jagada ja kellelt saab ka hiljem võib-olla päris sellist reaalset praktilist nõu. Ühesõnaga, räägime siis digitaliseerimisest. Aga jah, mul on tõesti olnud au kõrvalt näha sinu juhitava ettevõtte Agapix digitaliseerimise teekonda, mis algas sellise väga selliste huvitavate ootamatute sündmustega, põnevatega lausa, ja millest väljatulek nõudis selliseid julgeid otsuseid ja samas on see lugu ka, lisaks selleta põnev on ka õpetlik kahel moel. Esiteks, digitaliseerimine on täiesti jõukohane ja ka rahakotikohane väiksele ettevõttele. Lisaks see, et sa ei jätnud seda teekonda pooleli peale esimest hüpet, vaid läksid lõpuni. Aga alustamegi ehk algusest, et Agapix on juba 32 aastat vana, aga selline kiire digitaliseerimise spurt, kui nii võib öelda, võeti ette alles viimastel aastatel, kui nii võib öelda. Et miks seda oli üldse vaja teha, kui Agapix oli senigi edukas ettevõte? Meil on olnud jah, selline huvitav algus sellele kõigele ja ma võin öelda, et see isegi nagu sprindiks ei nimetaks seda, see oli nagu ikkagi turuolukorrast ja konkurentsitingimustest vajalik otsus, aga millel olid tõesti kummalised nagu sündmused, millest alguse sai ja märgiline on see, et me oleme siin täna Telia saalis ja ühel õhtupoolikul kell 7 õhtul helistas Telia süsteemihaldur mulle ja see tundus nagu täiesti nagu kohatu ja veider ja samas oli see ka nagu häirekell, et midagi on juhtunud, et miks ta mulle õhtu kell 7 helistab. Ja juhtunud oligi, et meie ettevõtte server oli langenud küberrünnaku alla. Õnneks enne seda me olime jõudnud enamus oma andmetest juba pilve liigutada ja kuna Telia kiiresti sekkus, siis suuremat kahju sellest ei sündinud, aga ilmselt äratuskell oli ikkagi nagu olemas selle peale. Ja teine asi oli see, et meie imearmas pearaamatupidaja, kes oli kauaaegne töötaja meil, otsustas väljateenitud pensionile minna, mis oli järgmiseks mureallikaks mulle, kuna sel hetkel meil oli 2 erinevat majandustarkvara, üks oli raamatupidamise jaoks ja teine oli siis lao ja logistika ja müügi jaoks ja leida nüüd uus inimene, kes suudab neid kahte kuidagi omavahel hallata, see tundus mulle ikkagi, ma ei tea. Aga aasta oli 2019, koroonast me veel ei olnud kuulnud mitte midagi ja need probleemid tundusid sel hetkel väga suured, aga pool aastat hiljem oleksin olnud väga rõõmus selle üle, kui mul oleksid need probleemid ainult lahendada olnud. Ja üks oluline põhjus oli veel see, et olenemata sellest, et meil olid need majandustarkvarad ja me justkui nagu omasime mingeid andmeid, siis äriprotsesside ja majandustulemuste kaardistamiseks need andmed olid ikkagi väga nagu kehvad. Et meil ettevõtte turuosa oli päris suur, aga me saavutasime selle pigem läbi meie võimekuse jaekaubanduse kettide kauplusi teenindada, ja selleks me olime digitaliseerinud juba oma müügiprotsessi, nii et selline vajadus nagu olla efektiivne ja optimaalne oli meil täiesti olemas. Aga mis sellised ootused olid uuele lahendusele, kui sa tulid teekonna alguses 12 aastat kasutanud eelmise generatsiooni lahendusi? Ja üks suuremaid ootusi oli see,
et ma saaksin aru nagu majanduse ja äriprotsesside tulemuslikkusest, et mis päriselt elus nagu toimub. Et 2 majandustarkvara, mis meil kasutusel olid, nende haldamine oli keeruline, sisaldas ka manuaalset tööd, mis aitas loomulikult tekitada vigu sisse ja liiatigi oli nagu see, et tulemas oli kas uus raamatupidaja, või ka siis kuskilt ma juba hämaralt mõtlesin selle peale, et äkki saaks kuskilt väljapoolt raamatupidamisteenust sisse osta, et noh, sellisel juhul see oli ju täiesti mõeldamatu, et 2 erinevat majandustarkvara on. Lisaks oli veel oluline see, et need juba meil digitaliseeritud protsessid kindlasti saaks liidestatud, et meil oli siis müügiesindajatel kasutusel Mobiljava, kasutasime erinevaid ediprogramme selleks, et klientidele dokumente toimetada ja meil oli ka TPD mingilaadne ühendus siiski olemas. Ja üks asi, mida ma nagu veel väga nagu lootsin, et seal kuskil on miskit, mida ma täna veel ei tea. Ja see miskit annab mulle mingeid suuremaid võimalusi kuskil edaspidiseks. Okei. Aga kuidas, kas lühidalt, et kas see vahetus oli lihtne ja kus üldse välja jõudsid lõpuks? Alustame sellega, et otsustasime valida lõpuks Directo. Vahetus ei olnud lihtne. See oli 3 kuud kõvat tööd. Kõigest 3 kuud? Räägi. Sa võid öelda kõigest 3 kuud, aga minu jaoks on see täna nagu tagasi vaadates nagu oleks olnud üks nagu sihuke film, mis oleks pidanud pikk olema, aga siis keegi hästi kiiresti keris seda edasi kogu aeg, et siis nagu, et 3 kuu jooksul me pidime ikkagi väga palju tegema selleks, et need andmed, mida me siis nüüd Directosse tahtsime üle viia, et need oleksid Directole sobilikud ja me ei tooks kaasa sellist ajaloolist müra. Lisaks meil tuli luua täiesti uus arhitektuur andmetele, et need andmed oleksid siis uues majanduskeskuse keskkonnas nagu kasutatavad, sest 12 aastat tagasi andmed, mida me sinna sisestasime, need ei toiminud. Ja lisaks oli veel see, et eelnev majandustarkvara oli hästi nagu leebed, sealt võis nagu igat asja tellida, et nagu restoranis, et tellisid, mis tahtsid, aga pärast kas see kokku kõlas selles, kas tulemus oli see, mida me tahtsime, see oli veidi nagu kaheldav. Ja ma kindlasti tooksin välja siin ka selle muutuste juhtimise inimeste seisukohalt, et me täna ka kuulsime seal erinevatel esitlustel, et inimesi on ikkagi päris keeruline vahest muutustest kaasata, sest isegi kui see, mis sul täna on, ei ole nagu piisav või hea, aga see on nagu tuttav ja turvaline, et sa tead, mis sul on, ja see, mis ees ootab, on alati natuke hirmutav. Nii et minule kui juhina siis selle 3 kuu nagu, mis need sprinterid jooksevad, sprinti juures tuli siis ka vaadata, et mu meeskond oleks nagu hoitud ja kaasatud sellega. Okei, aga milline see on täna Capixi digitaliseerituse tase, et kas oled saanud siis kõik ära digitaliseerida või kuidas see välja näeb siis? Ja seoses Directole üleminekuga on meil tõesti olnud võimalus siis lisaks digitaliseerida äärmiselt palju protsesse. Selliseid protsesse, mis siis toetavad täna meil erinevaid muid ettevõtte osiseid. Näiteks, mida ma võib-olla välja tooksin, oli see, et alguses me rääkisime raamatupidamisest, et nüüd siis vahepeal oli toimunud selline otsus, et raamatupidamisteenuse me ostsime siis sisse. Seda tänu sellele, et meil olid head andmed, Directo lõi need võimalused, ja uskuge või mitte, aga meil oli enne 3 erineva tasemega raamatupidajat ettevõttes ja selle tulemusena meil ei ole enam ühtegi raamatupidajat ettevõttes ja kulu on umbes 10-kordselt madalam. Nii et sealt tuli suurepärane tulemus, lisaks digitaliseerisime me oma e-poe, meil ei ole enam mingit manuaalset vahet seal, Costpocketiga saadame kõik dokumendid Directosse, Mobiljava jätkuvalt loomulikult müügiinimeste teenindamiseks EDI ja TPD, mis siis on nüüd äärmiselt mugavalt integreeritud. Aga kõige viimasena ma tooksin välja siis selle Tarketa ärianalüütika, mille me tänu Directole ka saime endale integreerida. Et Directos on hästi palju häid aruandeid,
aga meie ettevõtte spetsiifikat arvesse võttes, siis neid aruandeid tuli võtta palju erinevaid ja neid omavahel liita ja uskuge mind, vigu tekkis päris palju. Tarketa täna on siis selline võimalus, et kõik meie erinevad ettevõtte osakonnad on kogu aeg ühes samas infoväljas. Kõikidel on üks sama teadmine, üks sama pilt, kas sa asud majas sees või sa asud majast väljas, ja minule kui juhile annab see sellise hea kindlustunde, et kõik need otsused, mida meie osakondade juhid teevad, need on ühistel alustel ja me teeme strateegiliselt õigeid otsuseid koos. Kas see kuidagi nagu sinu enda tööd ka mõjutanud või? Jaa, minu enda tööd on see hästi palju mõjutanud, sest direktolt siis tähendab saadud info, mida me siis Tarketas kuvatakse, siis see on mul niisugune mõnus hommikukohvi rutiin. Keegi väidab, et inimene joob hommikuti 7 minutiga kohvi, mina saan 7 minutiga teada kõik, mis meie ettevõttes toimub. Ja see on selline väga lihtne, visuaalne, uskuge mind, enne ma toimetasin Exceli tabelites nendest tuhandetest ridadest selle ühe kommi ülesleidmine võtab ikka aega. Aga sellisel puhul on ta siin kohe ees olemas ja ta aitab meil ka näiteks selliseid suuremaid strateegilisi otsuseid teha, et kuivõrd meil on vaja käivet kasvatada, siis kuidas me seda teeme, kus on kõige mõistlikum teha, kogu selle info ka toob ta meile kätte. Okei. Aga siis kuidas nagu Agapixil on tegelikult läinud siis selle tulemusena, kas see digitaliseerimine nüüd ka mingisugust reaalset villa on siis kandnud või on see lihtsalt hobiprojekt olnud? üsna nagu töömahukas hobiprojekt olnud, aga ei, otse loomulikult, et kui ma alguses ütlesin, et meil tegelikult turuosa oli nagu päris suur juba, siis sellises väikeses nišis, kus meie tegutseme, turg üldiselt ei kasva. Et tänase kasvu me oleme saanud tegelikult läbi selle, et meil on head andmed, me saame neid usaldada, me saame neid analüüsida ja nende põhjal nagu õigeid otsuseid teha. Et minu jaoks kui juhi jaoks on see tõesti asendamatu tööriist täna ja me oleme kasvatanud oma turuosa 75%-le, mis tänases tingimustes on nagu väga hea tulemus, aga see tõesti tuleb peenhäälestusest, sellest visuaalsest vaatest me nokime välja neid, mida meil on mõistlik muuta, mida me peame muutma, vahest mõne väikese asja muutmine ei anna meile soovitud tulemust, aga sealt ma saan selle teadmise. Hästi, aga ma tean, et sa ei ole ka tegelikult peatunud sel teel, et sa ikkagi entusiasmiga lähed edasi, mis järgmine projekt on, mida sa digitaliseerid? Ja tõesti, et kõik see, mis on toimunud, andnud mulle selle võimaluse, et minna veel edasi ja hetkel on meil, seisame lävel, et alustame digitaliseerimist kõike laoprotsesse. Ehk siis taaskord minu jaoks olulised faktid, väheneb inimtekkeliste vigade võimalus, parem info, paremad andmed, paremad analüüsid, parem võimalus turuosa hoida ja kasvatada. Nii et ikka jätkame. Okay, ma küsiks veel tegelikult mitu küsimust, aga tegelikult aeg läheb armutult edasi, et ma võtaks selle jutuga võib-olla omalt poolt kokku, et et digitaliseerimist on mõistetakse sellise kuidagi, või minule tundub, mõistetakse sellise IT-meeste ulmejutuna, eks ju, et kus on vaja väga palju arvutiteadust ja nii edasi, et aga tundub, et ka lihtne inimene saab hakkama, eks ju, et kui on nagu õiged tööriistad, aga ma siia joonistasin sellise digitaliseerimise väärtusahela, eks ju, et tuleks siis nagu vasakult paremale lugeda ja üldiselt kiputakse digitaliseerimise all siis pigem nägema selliseid mingid tarkvarade kasutuselevõttu ja protsesside korrastamist, inimtööjõu vähendamist, loomulikult see on nagu väga oluline asi või niisugune baas sellelt, aga palju vähem räägitakse sellise juhtimise digitaliseerimisest, et juht peab küll digitaliseerima selle alumise osa seal ära, eks ju, enne teda, aga unustab ennast, et tegelikult see sinu näide on ka see, selles mõttes väga hea, et ka juht digitaliseeris enda töö ära, et tegelikult
minu arvamus on see, et sealt tuleb tagurpidi see kasu tagasi sinna nii-öelda selle väärtusahela algusesse, et kui juhil pole aega andmeid teha õigeid otsuseid, siis ei saa ta ka sealt nii-öelda altpoolt õigesti juhendada, ma ei tea, protsesse korrastada ja nii edasi, et selles mõttes, et tuleks ja rohkem propageerida ka sellise juhtimise digitaliseerimist ja selleks ei ole tegelikult üldse selliseid väga palju vaja, et jälle tööriistad on kõik olemas, loomulikult jah, peab olema hea äritarkvara, kust tulevad kvaliteetsed andmed, mis on nii-öelda asja süda, aga näiteks ka jah, lihtsalt lisada sellele tänane ärianalüütika võimekus väga palju muutub. Ja just nimelt, siin tuleks seda ärianalüütikat vaadata mitte lihtsalt, kui paneme ühe programmi juurde, vaid tegelikult ärianalüütika tähendab ikkagi mingid mudeleid, mingid teadmust, andmete õiget kasutust ja programm on seal kõigest vahend. Aga võib-olla ka see tundub selline natukene ulme või keeruline, sest ta tegelikult ei ole keeruline, kui teil on suudate kaasata siis inimese, kes sellest midagi teab ja minu arust see, kui sina jõudsid, et on täitsa nagu uus tase, et sa viisid selle juhtimise nagu sinna natuke juba sinna allapoole tagasi, et inimesed saavad ise ennast juhtida selle samas infoväljas olemises ja mitte lihtsalt siit ei vabane aeg, aga ka selline autonoomsus tõuseb altpoolt, et jah, siin tegelikult tahakski sõnumina propageerida, et kõik protsesse ja neid me oskame digitaliseerida, aga siis ikkagi tuleks püüelda selle juhtimise digitaliseerimise poole ja see ongi see tänane, kuidas võiks öelda, tänane AI, mis on reaalne AI, et mida siis võiks kasutusele võtta. Ma olen siin joonistanud pildi peale ka veel ühe sellise järgmise sammu, nagu andmekeskne ettevõte, mis võiks ikka täitsa ise ennast juhtida. Kahjuks siin tänane tööriistad pole veel teada, et see on siis mingi järgmine samm sellel teekonnal, võib-olla ma ei tea, ilmselt mitte järgmise konverentsi teema, aga võib-olla 10 aasta pärast või 5 aasta pärast saame teada, mis tööriistad seal võiks olla. Aga ma ei tea, saigi praegu otsa, et kas teeme küsimusi? Jaa, teeme suure aplausi. Nii, minul on Merle sulle küsimus, et sa rääkisid digitaliseerimisest ja siis sa mainisid ka, et see oli kuidagi meeskonnale raske vastu võtta. Et millised takistused sellel teekonnal siis tekkisid või kus need meeskonna poolt siis need vastuolud tekkisid? Nagu ma mainisin, siis iga uus asi on natukene hirmutav ja paljudele ju meile tundub, et see kogu see digitaliseerimine ongi üks siuke, see on nagu see sõna juba on natuke hirmutav, on ju. Et seda, kuidas seda inimestele viia ja mõni võib-olla, teda oli vaja nagu rohkem kaasata, talle rohkem selgitada ja ma pean ütlema, et peale seda, kui me läksime Directole üle, siis ma arvan, et 6 aja pärast oli see hetk, kus inimesed tulid ja naersid ja ütlesid, et nemad sinna eilsesse enam tagasi minna ei taha. Aga kuna ma tegin selle sprindi jällegist nagu 3 kuuga, siis see surve, et need asjad kõik korda saaksid, olid inimestel ikkagi päris suur. Kas see oli natukene ka selline suhtumine, et alati on nii tehtud, et ärme muuda? No siis ma ütlen alati seda, et kui ma tööle tulin, olen ettevõttes olnud 20 aastat, kui ma tööle tulin, siis müügiesindajad tegid ruudulise paberiga tellimusi, et kas me peaksime siis seal täna olema jätkuvalt või? Aga Egon, kui tihti te puutute kokku sellega, et inimestel ongi natukene selline suhtumine, et alati on nii tehtud? Või on pigem, kes teie poole pöörduvad sellised uuendusmeelsed? No jah, nii ja naa, kui kogemusest ütlen jah, siis on hästi inimlik jah, et nii on ju tehtud, et milleks muuta. Mis töötab, on ka mingisugune klišee, eks ju, aga jah, seda tuleb jah, nagu igas sellises uuenduslikus mingis tehnoloogia õppes käib see kahjuks kaasas, eks ju, et kui ma varasemalt müüsin ka mingit äritarkvarasi, siis tuli ka mingisuguse teatud barjääre, 10 aastat tagasi olid ühed barjäärid ja veel kauem tagasi olid teised barjäärid, eks nüüd on jah, uued barjäärid, et miks me peaks teistmoodi mõtlema jah, või teeme kõhutundega, et mina tean ju, äri minu taskus.
aga ei jõua väga kaugele selle kõhutundega vist. Jah, et siin võiks selliseid igasuguseid intrigeerivaid küsimusi küsida kõhutunde kohta, et näiteks kui küsida üks küsimus, võib-olla tegelikult on see küsitud, et mille pärast te peaksite rohkem muretsema, et kas, kui te mõtlete mõne oma sõbra peale, mille pärast te peaksite rohkem muretsema, et kas, kui sõber läheb hommikul kodust välja, jääb auto alla ja saab surma või sõber teeb enesetapu? Tahab keegi vastata? Mis kõhutunne ütleb? Öelge midagi, vale vastust ei ole. Jah, sul on õigus, ja miks? Enamus vastab, kui juures jääb auto alla, saab surma. See on siis kunagi, jah. Ei ole. Tegelikult jah, et enamusel on selline, inglise keeles on see availability bias, eks ju, ma tean, kõhutunne või see on mulle kuidagi kättesaadav ja hoomatav, eks enesetapp on mingi väga võõras asi, eks ju, aga tegelikult vaatame statistikat andmeid, siis Eestis liiklussurmasid on aastas 50, aga enesetappe on 200. Et peaksime tõesti enesetappude pärast muretsema. Et selles mõttes see kõhutunne on nagu on. Vot, kas on saalist küsimusi kellelgi tekkinud? Võite julgelt märku anda, kui jäi midagi kõrva, mida tahaks üle täpsustada. Kui ei, siis teeme veel kord ühe suure aplausi ja täname meie esinejaid.